Tšau, ma olen Karl ja see on mu assistent Johan ja meie näitame teile täna, kuidas töötab meie FLL robot. Siis FLL robotimäng on selline osa, kus see robot peab väljakul tegema erinevaid ülesandeid ja seal peab juures olema 2 inimest. Üks on roboti operaator, see, kes robotil õige programmi käima paneb ja ta õiesti suunab. Ja siis teine on ta assistent, kes talle näiteks ulatab kätte vajalikke osasid. Ja siis hakkamegi pihta, et esimese asjana kõigepealt näeb meie robot välja selline. Ja siis mida see teeb, on niimoodi, et see asi, mis kummipaelaga on ühendatud, on siin luku taga ja see sahk on üles tõstetud. Ja siis sõidab meie robot palmipuu kassi ja koera juurde ja kui see on siis sinnani jõudnud, siis see mootori abil see vabastab luku ja laseb saha alla. Ja siis see pulk siin lööb vastu palmipuud, mis tõttu kukub see oks, mis sealt tuleb ära saada, kukubki alla ja samal ajal laseb see saha alla niimoodi, et kass ja koer jäävad siia. Ja nüüd, kui see robot siis tagasi sõidab, siis see tõmbab kassi ja koera endaga baasi kaasa. Nüüd, kui see on baasi tagasi jõudnud, võetakse see sahk ja see mootor siit küljest ära. Ja seejärel paneb assistent külge sellise asja, mis on mõeldud selleks, et robot saaks paremini väljakul sõita. Nüüd pärast seda sõidab see robot edasi, kuni see jõuab rambini, mille peal on sinised puuoksad või siis tsunami. Ja siis see sõidab edasi senikaua, kuni see lükkab need tsunami plokid selle rambi pealt alla ja seejärel sõidab see baasi tagasi. Nüüd, kui see on baasis, pannakse sellele külge veel 3. asi ja see asi on mõeldud selleks, et see saaks lennuki vabastada. Nüüd see sõidab mööda seda väljaku äärt, selleks on tal siin rattad, väiksed rattad, mille abil see saab täpselt mööda äärt sõita. Ja siis see sõidabki mööda äärt senikaua, kuni see jõuab lennuki lülitini. Ja siis lüliti on alguses siin, aga kuna see siin on kaldus ja robot sõidab edasi, siis vajutataksegi lüliti aeglaselt alla ja seetõttu vabastabki lennuki ja siis lennuk lendab siis ette määratud kohta. Nüüd, kui robot on baasi tagasi tulnud, siis eemaldatakse sellelt kõik lisandid, mis sellele varem pandi ja pannakse ette spetsiaalne sahk, mille abil see siis autosid lükkab kollasesse alasse. Ja nüüd siis see sõidabki edasi. Kõigepealt see sõidab natuke teises suunas, et see oleks autodega võrreldes otse ja siis ta pöörab ümber ja sõidabki otse ja kuna tal on lai sahk, mis lõpeb kitsa alaga, siis autod, kui on natuke siin ääre pool, lükatakse siia keskele, et oleks lihtsam lükata. Ja siis see lükkabki autod kollasesse alasse ja tuleb tagasi. Nüüd, kui see on tagasi jõudnud, eemaldatakse selle jällegi kõik lisandid ja pannakse talle esiteks selline spetsiaalne korv ja selle korvi eesmärk on see, et kõik varem kokku kogutud asjad, nagu näiteks kass, koer, veepudel, raadio ja inimesed viia siis punasesse alasse. Ja lisaks sellele pannakse robotile külge veel suured lisarattad ja selle eesmärk on siis see, et see saaks takistustest üle sõita. Ja nüüd, kui lisarattad on küljes, siis pannaksegi robot edasi sõitma ja see sõidab otse üle takistuste punasesse alasse. Ja nüüd, kui see on punasesse alasse jõudnud, saab siis punkte esiteks selle eest, et robot sõitis üle takistuste, siis saab punkte sellest, et robot on punases alas, mis on see terve väljaku peal see nii-öelda ohutud tsoon. Ja siis saab punkte veel ka selle eest, et
inimesed on ühes alas koos, kass ja koer on inimestega koos ning ka selle eest, et inimestel on vajalikud asjad nagu näiteks vesi või raadio. Ja selline ongi siis meie robot ja tema strateegia. Tšau!